teatri ime on, see on üks selline kummaline asi ja ega ta võib-olla et alati või iga kord ei sünnigi. Aga ideaalsel juhul ta tekib publiku ja näitlejate vahelisest energiast sellel etenduse mängimise hetkel. Ja see on see tunne, mille nimel tasub teatrit teha. See on see, mille nimel mina tegelikult oma tööd teen ja tegelikult ka minu siin kõrval istuvad töökaaslased. Tere, mina olen Anna. Mina olen Nukuteatri teenindusjuht ning minul läheb Nukuteatris 4. aasta. Tere, mina olen Taavi Tõnisson ja mina olen näitleja ja töötan Nukuteatris juba 15 aastat. Tere, minu nimi on Mihkel Vooglaid ja ma töötan 1,5 aastat Nukuteatris nukutehnika insenerina. Teenindusjuhina haldan maja teenindusvaldkonda, mille alla kuuluvad kohvik, koristusteenindus ja publikuteenindus etendustel ja muudel üritustel. Näitlejana minu töö on väga lihtne, mul tuleb mängida, kui hästi lühidalt öelda. Tegelikult on selles töös nagu mitu erinevat komponenti, et alustades sellest, et olla kõigega kursis, mis ühiskonnas toimub ja lõpetades sellega, et luua roll, mida siis publikule mängida laval. Nukutehnika insenerina minu ülesanne on aidata lavastajal ja kunstnikul lahendada neid tehnilisi probleeme, mis kerkivad, või siis aidata välja mõelda võimalusi, kuidas nende soove realiseerida. Ja tavaliselt see algab sellest, et tuleb luua lihtsalt nukule mingi skelett, pakkuda välja süsteemid, mõelda välja niimoodi, et nad oleksid töökindlad, samas jälle näitlejale kasutamiseks mugavad. Ma ei teagi, kust alustada, kuna teenindus kõlab lihtsalt, tegelikult on need valdkonnad kõik hästi erinevad, et ma peaksin tööl käima esmaspäevast reedeni, tegelikult käin tööl esmaspäevast pühapäevani, sest teater on lahti ju teisipäevast pühapäevani meil. Ja tavaline tööpäev on see, et hommikul tööle jõudes kõigepealt käin kohvikust läbi, vaatan, kas seal kõik asjad jooksevad, siis vaatan üle näitekava, et kas kõik ametikohad on ilusti täidetud selleks päevaks, suhtlen teiste valdkonnajuhtidega, sest et me peame omavahel hästi palju koostööd tegema, kaasa arvatud näitlejatega, et kui etendus jookseb, kui seal on mingisugused eripärad ja nii edasi ja niimoodi siis päevast päeva. Jah, selles mõttes on Annal õigus, et meil teater on kuidagi üsna eriline paik, et me oleme teineteisest väga sõltuvad. Et minu põhitöö on küll olla laval, aga samas ma pean üsna hästi olema kursis kõige sellega, mis toimub mujal majas ka. Ja minu töönädal on ka, nii nagu Annagi ütles, teisipäevast pühapäevani. Selle sees on siis nõnda jagatud, et proovid toimuvad teisipäevast kuni laupäevani ja pühapäev on siis etendust, või tähendab proovide vaba päev, aga etendusi mängime ikka. Reeglina proovid on hommikul kella 11 kuni kella 3 pärastlõunal ja siis õhtune proov kella 5 kuni kella 9. Ehk siis päevad on pikad. Selle nädala sisse mahub kindlasti, oletame, et mul on parasjagu käsil aktiivselt prooviperiood, siis mahub selle nädala sisse kindlasti ka töö tekstiga, ehk siis iseseisev töö, mida ma tavaliselt teen kas siis hommikuti või päris hilisõhtul. Lisaks peab mahtuma sinna näiteks treening iseenda vormis hoidmise jaoks ja terve hulk koosolekuid. Võiks ju arvata, et näitleja, et mis koosolekud, aga tegelikult selleks, et see maja organisatsioonina toimiks, on meil üsna tihti vaja tulla kõigil koos kokku ja läbi arutada parasjagu olulised teemad. Ja siis neid koosolekuid toimub ka igasuguste majas toimuvate ürituste loomise tarbeks, ehk siis selliseid nagu mõttetalguid või siis ideede genereerimisi tuleb väga tihti ette. Ja see on kõik siis nüüd väljaspool seda proovide või etenduse andmist. Minu töönädal kestab esmaspäevast
reedeni 9-5 ja esmaspäeva hommikuti me saame tavaliselt töökodadega kokku, teeme väikse ülevaate igaüks, kuidas kellelgi läheb, mis on probleemid, millal tulevad materjalid, mida kellelgi on tarvis, kas kellelgi on kuskil abi vaja või mingid punktid, mida on vaja koos arutada. Aga töönädala keskel teinekord on koosolekud väiksemad, kus on näiteks kunstniku või lavastajaga saame kokku, mõnikord on maskide proovimised, kus me oleme mitmekesi koos või kostüümide juures samamoodi. Palju on iseseisvat tegemist, aga üldiselt meie töö on Nuku töökojas väga niisugune tiimitöö, et asjad käivad pidevalt laualt lauale ja palju asju on, mis valmivadki nagu koostöös, et siis on erinevad etapid käivad erinevate inimeste juures ja pidevalt nagu üksteise toel. Teatri kohta öeldakse, et ta on kollektiivne kunst, see tähendab seda, et üksinda ei ole teatris võimalik luua, sa oled alati sõltuv kellestki, kellega sa koos tegutsed. Minu töö algab tegelikult sellel hetkel näitlejana, kui ma puutun esimest korda kokku uue materjaliga, kui alustada seda pidi. Ehk siis ma tutvun uue materjaliga, ma loen seda, ma saan kokku lavastajaga, kes selgitab mulle selle materjali tausta, miks ta on valinud selle loo lavale seadmiseks, siis ma kohtun teiste näitlejatega ja me hakkame seda materjali siis lugema. Vahel juhtub niimoodi, et esialgne materjal proovide käigus muutub olulisel määral ja just sellepärast ongi see võimalikult varajane kokkupuude, see esimene kokkupuude materjaliga väga oluline, et anda lavastajale impulss selleks, et kas tema ideed töötavad. Ja siis me hakkame koos mõtlema, me hakkame koos proovi tegema ja Nukuteatris see proovi tegemine, eriti lavastuse puhul, kus on nukud, on kohati päris tehniline töö. See tähendab seda, et tihtipeale ühe nuku kallal töötab laval korraga mitu inimest, siis ühe nukuga mängib mitu inimest ja me peame päris täpselt omavahel kokku leppima, mida ja kuidas me teeme. Kõige lihtsamad asjad näiteks, et kui nukul on vaja astuda 2 sammu paremale, siis selleks, et tema saaks need 2 sammu astuda, selleks on vaja 3 inimese pead ja käsi ja me peame täpselt teadma, mis hetkel, kuhu suunas, kui palju ja millise impulsiga, millise sisulise impulsiga nukk liigub. Nüüd järgmine etapp on see, et ma puutun kokku lavastuse kunstnikuga, kes on välja mõelnud, milline on lava, millised on nukud, millised on kostüümid, siis ma lähen kostüümiproovi, siis ma kohtun grimmikunstnikuga, kes on välja mõelnud, milline on nende tegelaste siis grimm. Me teeme grimmiproovi, seal juures viibib ka kunstnik ja lavastaja ja tihtipeale ka teised näitlejad. Siis me jõuame sellisesse nii-öelda peaproovide faasi, kus järsku minul näitlejana tekib ka kontakt kogu ülejäänud majaga isegi suuremalt määral, kuigi enne ma pean veel täpsustama, et on üsna tihe koostööga Nuku töökodadega, kui just on nukulavastusega tegemist. Kui ma just ei käi ise Nuku töökojas enda nuku kallal enda nuku kohta vihjeid andmas, et kuidas ma tahan, et see oleksid tehtud, siis see käib läbi inspitsendi ja inspitsent teatris on inimene, kes on siis etenduse juht, ehk siis keegi, kes juhib proovi. See tähendab seda, et tema ülesanne on siis aidata korraldada lavastuse nii-öelda ettevalmistamise tööd ja vahendada suhtlust erinevate osakondade vahel. Ja siis, et kui me jõuame juba peaproovidesse, siis hakkab mul tekkima suhe publikuga ja kõigepealt siis selle nii-öelda väikese publiku hulgaga, kes on siis meie enda maja sisene publik, kes käib vaatamas peaproove või kontrolletendust või läbimängu või ja siis pärast esietendust või õigemini esietenduse hetkest siis juba kohtumine ka laiema publikuga. Need on võib-olla mõned elemendid selle nii-öelda tavalise tööprotsessi juures ja palju jäi kindlasti veel märkimata. Minu töö nukkudega algab siis, kui on tavaliselt eelkavandite vaatamine. See on niisugune esimene koht, kus saab näha, mis ideid on tekkinud lavastajal, kunstnikul. Ja see on ka esimene koht, kus saab hakata kaasa rääkima sellest, et mis sealt võiks tulla või võib-olla tekib mõni idee, kuidas mõnda asja natuke teistmoodi teha või
või kuidas lihtsalt mingit küsimust lahendada. Aga hiljem edasi töökodades jagame omavahel ära, kes milliste asjadega tegeleb. Minu ülesanne tihtipeale on, praegult meil on näiteks tõrksataltsutus, kus on hästi palju nukke ja minu ülesanne on olnud kõikidele nukkudele teha siis algselt see nagu skelett või alus, mille peale hakkab hiljem tulema nii-öelda nagu luud ja liha. Suhtlen oma töös põhiliselt kolleegidega Nuku töökojas ja muidugi etenduse kunstnikuga ja teinekord ka lavastajaga, ja siis sealt edasi, kui on vajadus, siis näitlejatega, kes käivad proovimas, kas kõik on käepärane või näopärane või kuidas vaja on parajasti. Näiteks uue lavastuse kontekstis pean ma samuti tulema kavandite vastuvõtule, kus ma saan teada, minu jaoks on kõige olulisem teada seda, kus saalis lavastust mängitakse, kui pikk lavastus on, kas on mingeid eripärasid. Meil on lavastusi, kus näiteks selles samas saalis saab ühest uksest sisse, mõne lavastuse puhul saab teisest uksest sisse, mõne lavastuse puhul tehakse saal nii ümber, et kõike seda on vaja nii publikuteeninduse kui kohviku personali kui ka koristajate planeerimisel. Et meil see töö käib kogu aeg ja siis paralleelselt ma pean suhtlema ka teiste valdkonnajuhtidega nagu müügijuht, turundusjuht, teatrijuht, siis nii nagu Taavi märkis, lisaks etendustele toimuvad meil majas nii oma inimestele suunatud üritused kui ka väljastpoolt maja sisse tulevad üritused ja need peavad olema kooskõlas kõigega, kõige muuga, mis siin majas juhtub. Et see töö käib kogu aeg. Ma ei oska, meil ei ole sellist hetke, kui ta ei käiks, kui kellega ei peaks midagi kooskõlastama. Väga oluline inimene minu jaoks on ka alati inspitsent. Teinekord on inspitsentidel ka kohviku või publikuteeninduse abi vaja, et siis meil on kogu aeg käib see risti-rästi see suhtlus töökodadega, me suhtleme vähem, aga teinekord suhtleme ka töökodadega, et täiesti oleneb. Meil on etendusi, mis kestavad mõned 10 minutit, meil on etendusi, mis kestavad pead 3 tundi. Kui on vaheajaga etendused, siis tähendab see seda, et kõik peavad olema, kõik, kes meil on, kõik on tööl, sellepärast et vaheaeg on kõige intensiivsem aeg. Et 25 minutit meie jaoks lähevad niimoodi mööda. Eriti kui Ferdinandi saalist tuleb välja ligi 400 mudilast. Paljude jaoks on see selline esimene suur iseseisev teatrikülastus, kui nad just vanematega ei tulnud ja tulevad kooliga, et nende jaoks on see ääretult oluline ja see jääb neile ka meelde, neile jääb meelde nii negatiivne kui positiivne, et kui nad midagi ei saanud või kui nad ei jõudnud. Et ma usun, et nüüdseks on meil kõik piisavalt kogenud ja nad on vaimselt juba alati valmis, aga jah, need 50 minutit enne etenduse algust ja 50 minutit enne vaheaja algust on sellised nii-öelda vaimselt ennast valmis seadmine etenduseks. Näitleja saab kodukontoris tööd teha nii palju, et ta saab etendust ette valmistada, ta saab ise ennast ette valmistada, ta saab prooviks valmistuda, teksti õppida, lugeda, tutvuda materjaliga, kas või trenni teha. Aga reaalselt proovi üksi kodus on keeruline teha. Ehk siis kodukontor tuleb kõne alla mingis väikeses mahus. Minu puhul tuleb küll kodukontor kõne alla ja ma kasutan seda võimalust, kui mul on vaja keskenduda ja rahu, sellepärast et siin on tihtipeale nii suur sumin ja tegemist nii palju ja minu tuba asub seal, kus on kõige suurem sumin. Aga inimesed, kes minu osakonnas töötavad, nemad ei saa endale kodukontorit väga lubada. Et kohvikutöötaja ei saa inimesi teenindada kodust ja publiku teenindaja samuti mitte. Aga see töökeskkond on, ma ei oskagi öelda, ta on intensiivne ja ta ei ole intensiivne. Et nagu ma varasemalt ütlesin, intensiivne on ta enne ja pärast etendust, võib-olla vahepeal on ta selline üsna rahulik, suhtluse rohke, aga kõik oleneb täiesti teatri igapäevatööst, et milline on meie kava, sellest oleneb ka intensiivsus. Et seda saab kõike niimoodi juba natuke ette planeerida. Näitleja töö iseenesest on üsna intensiivne.
aga ka võib ette tulla selliseid pikemaid perioode, kus näiteks ei ole parasjagu proove, kus on vaja käia ainult mängimas etendusi. Ja siis on ta ikka üsna rahulik. Ehk siis, et võib olla, et sa oled peaaegu 7 päeva nädalas, 12 tundi vähemalt või isegi rohkem tööl ja võib ette tulla, et sul on terve vaba nädal näiteks. Koduse töö võimalust mul väga palju ei ole, sest et kui me konkreetselt ehitame mingeid nukke või rekvisiite, siis need käivad tihtipeale käest kätte ja see on nagu meeskonnatöö. Küll aga mis on see, et kui ühel hetkel meil on see kavandite vastuvõtmine ja saab teada nendest ideedest, mida on vaja ja saab hakata mõtlema selle üle, kuidas neid asju teha, siis teatrist väljaspool, kus iganes ma viibin, igatahes mõte käib nagu nendel radadel pidevalt, sellest hetkest saadik, kui need vajadused ja soovid on teada. Nii et kodus ka ikka pidevalt teinekord joonistan läbi mingeid asju, et leida selgust, saada selgust selles suhtes, kas mingi asi võiks kuidagi moodi toimida. Ja põhimõtteliselt muidugi kodus töökojas saan ka midagi teha, aga see ei ole väga, väga praktiline. Oma töö tulemust ma näen mitmel hetkel tegelikult. Üks on juba minu jaoks esimene punkt on see, kui ma kas või viin kolleegidele kõrval tuppa mingi valmis saadud mehhanismi süsteemi ja see sama kordub ka siis, kui see jõuab näitlejate kätte või laval publik seda näeb, et see on see üllatumine, mida mingi asi teeb. Ja ideaal ongi see, kui see tuleb sellisel hetkel, kus seda ei oska arvata või liigub kuskilt midagi, mida ei osanud ette näha, moel, mida sa ei saa aru täpselt, kuidas see niimoodi käib. Et see on niisugune, nagu väike saladus on sisse ehitatud. Selle erilise kohtumise hetke nimel panustame kõiki, ma väga usun sellesse energiajäävuse seadusesse, ehk siis, et energia ta teiseneb, ta koondub, ta muutub ja kui mina annan endast midagi, siis ta paljuneb, ta suureneb ja publik kindlasti tunneb seda ja publik annab mulle vastu ka ja mina tunnen ka. Mida tähendab kohalolu teatris? Mulle tundub, et see tähendab jäägitud tähelepanelikkust. Tähendab silmade lahtihoidmist ja kõrvade siis nii-öelda avatuna hoidmist. Et sa tegelikult ka kuuled, et sa tegelikult ka näed. Ja mitte ainult, ütleme, mänguhetkel, vaid tähendab ka elus üldse. Sest et ega ilmaasjata Shakespeare omal ajal ei kirjutanud, et näitleja peaks olema oma ajast lühikroonika ja kokkuvõte. Et see, mis meie ümber toimub, see kindlasti peegeldub ka kõiges selles, mis meie siin iga päev teeme. Jah, lühidalt nii ongi. Näitlejaks saab Eestis õppida minu teada 2 koolis. Üks on Viljandi Kultuuriakadeemia ja teine on siis Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia juures tegutsev Eesti Kõrgem Lavakunstikool. Milliseid oskusi vaja läheb selleks, et olla näitleja? Mulle tundub, et näitleja töö hõlmab endas väga palju elementaarseid teadmisi sellest, mida tähendab laval tegutsemine, laval olemine, aga tegelikult kõigest sellest, mis on meie ajaloos, mis on meie kultuuris, mis toimub või mis on toimunud, millest on räägitud filosoofias näiteks. See on mingisugune ühiskonna tunnetus, nii ajaloolises kui ka kaasaegses vaates. Lisaks sellele peab olema inimesel väga hea enesedistsipliin ja oskus enda mina teatud hetkel tagasi hoida ja teatud hetkel kehtestada. Kindlasti nõuab see julgust, valmidust ennast ületada, panna ennast olukordadesse, mis on esialgu võib-olla ebamugavad. See nõuab väga head suhtlemisoskust, kannatlikkust
uudishimu ja valmidust mängida. See on võib-olla lühidalt kokkuvõte. Mina olen õppinud Viljandi Kultuuriakadeemias näitlejaks ja pärast seda olen ennast siis edasi harinud Venemaa Riiklikus Teatrikunstide Akadeemias Peterburis, kust ma sain lavastaja hariduse. Oma bakalaureuse tegin ma Tartu Ülikoolis, magistrikraadi omandasin ma Saksamaal, sest ma õppisin saksa kirjandust ja pärast tööle minnes otsustasin ma veel ka majanduskoolis raamatupidamist õppida. Et kõigest natukene. Ma olen õppinud Vanelinna hariduskolleegiumis teatriharus ja hiljem Eesti Kunstiakadeemias muinsuskaitse ja restaureerimise erialal. Nii et on kauge kaarega nagu käinud erinevates valdkondades ja alati tundnud huvi käsitöö vastu. Ligi 10 aastat õpetasin metalli- ja puutööd koolilastele. Ja sealt, ma arvan, on see käeline tegevus on minu jaoks olnud alati hästi oluline. Seda ma eraldi kuskil väga õppinud ei ole, kui just algus sai sellest, et ma käisin ühe meistri juures lihtsalt nagu õpipoisina juures õppimas metallitööd. Kindlasti on palju kohti, kus saab õppida erinevaid valdkondi, mis seonduvad minu ametiga. Tõenäoliselt ei ole kohta, kus neid kõiki asju, mida võiks vaja minna, õppida saaks. Vaja on teadmist materjalidest, kuidas töötada erinevate materjalide kombineerimisel ja hästi sükest otsivat iseloomu või sa pead nagu Uudishimu võib ka niimoodi öelda, jah. Et sa pead nagu vahetama pidevalt vaatenurka, et lahendada neid probleeme, mis kerkivad selleks, et mingi asi tööle saada. Ja loomulikult on vaja kuhjaga kannatust ja täpsust, et asju teostada. Ning muidugi ka seda rahulikku meelt, et teha asju ümber, kui tekib vajadus ja neid tekib tihti peale, sest et see on kõik selline loominguline protsess, kus tekib palju muudatusi. Teenindusõppeasutusi meil ju on, teeninduskoolid erinevad, mina pole küll üheski neis käinud. Küll aga olen omandanud natukene teiste õpingute käigus selliseid aineid, mis aitavad, aga minu arust teenindajaks olemine hakkab ikkagi seestpoolt, et sa saad küll lihvida, omandada selliseid tehnilisi, kohati juriidilisi või mingisuguseid selliseid käitumismalle, aga teenindaja ei ole päris amet, mis võib igaühele sobida, igaüks ei anna võib-olla endale aru, et see amet tegelikult sobiks talle. Ta pole seda proovinud, kuid kõige rohkem, ma arvan, on ikkagi see isiklik kogemus, mis teenindaja juures loeb. Kui inimene pole mitte kunagi kedagi mitte kuskil teenindanud ja pole ise teenindaja rollis olnud, siis on väga raske on sellelt inimeselt midagi oodata ja nõuda ja eriti veel, et ta teisi teenindajaid juhendaks. Et noored, kes alustavad juba õpingute kõrvalt, ükskõik kus, kas nad müüvad maasikaid või käivad meil publiku teenindajaks või aitavad oma, ma ei tea, tädi või vanaema laadal, et see oskus suhestuda, suhelda, olla paindlik, olla tähelepanelik, olla täpne, et see tuleb kõik tegelikult töö käigus ja väga paljudel inimestel jääb see, ma kardan, avastamata, sest nad ei proovi. Paljud pelgavad seda ametit, sest see teenindamine ei ole kerge, see eeldab ka väga-väga palju suhtlust. Meie majas suhtled sa alates beebidest kuni täiskasvanud inimesteni ja see võib esialgu inimesed ära ehmatada, tegelikult ei ole see midagi hirmsat. Et selles suhtes, et ka teenindaja mingis mõttes võtab endale mingi rolli sisse, kui ta teenindab. Et mõnel on see nii lahutamatu osa temast, et ta teeb seda nii kergelt ja lihtsalt ja see tulebki. Mõni inimene peab ennast ette valmistama, et nüüd ma olen teenindaja, minu tööpäev lõpeb ära, nüüd ma olen mina ise. Et on asutusi, kus seda saab õppida, ma olen kokku puutunud nende tudengitega, kes on käinud praktikatel
ja on näha, et üks asi on see õppimine, teine asi on praktiline, need on väga erinevad asjad. Et pigem ma isiklikult soovitaks kohe praktilisest osast alustada, siis tuleb see muu ise juurde. Teenindajaks, ükskõik mis ala teenindajaks meie majja, ma ei oskaks öelda, kes ei sobiks, sellepärast et kui ma vaatan, kes minu osakonnas töötavad, need on nii erinevad inimesed, alustades soost, vanusest, huvidest, kõigest. Ma arvan, et igaüks võiks proovida. Kindlasti peab see inimene tahtma suhelda või isegi kui ta arvab, et ta ei oska suhelda, siis tal võiks olla tahe õppida. Ilma suhtluseta ei saa. Ja see inimene peaks kindlasti meeles pidama seda, et eriti tänapäeval selline personaalne isiklik teenindus on traditsioon, see ei ole maailmas, kus igal pool saab sisse piiksuga, välja piiksuga, kõike saab automaadist, siis kui sind inimene tervitab ukse peal või leti tagant, siis see on juba pigem haruldus ja teatrimaailmas on see traditsioon. Et aastasadu keegi ütleb sulle ukse peal tere, võtab su pileti vastu, võtab sinu jope vastu. Et see on, minu jaoks on see lahutamatu osa teatrikülastusest. Teatrikülastus hakkab uksel ja lõpeb uksel. Et see inimene võiks siis nii-öelda tahta kuuluda sellesse nii-öelda perekonda, sellepärast et minu jaoks see meie maja on nii kokkuhoidev, et siin ei tehta väga suurt vahet, kes kus töötab, et kui meil on need suured üritused oma inimestele suunatud, siis on ikkagi nagu tervik. Et igaüks teeb küll oma osa, aga kõik on nii läbi põimunud ja kõik suhtlevad omavahel nii vahetult, et ma ei ütleks, et et see inimene, tal peab olema soov tahta kuuluda kuskile, sest ta võetakse igal juhul hästi vastu. Ma arvan, et see peab olema inimene, kes suudab jääda rahulikuks ka siis, kui aega on vähe, teha midagi keerulist, mis nõuab suurt täpsust ja kindlat kätt. Ja saab aru, et ta on ka tegelikult nagu teenindaja rollis, sest et mis see nukutöökoda muud on, kui ta teenindab seda etendust samamoodi, et loob võimalusi ja eeldusi selleks, et see nukuetendus saaks toimida. Selles mõttes oleme kõik teenindajad. Kõik oleme mingisuguse suurema asja teenistuses justkui. Kes võiks teha näitlejatööd või lavastajatööd? Mulle tundub, et see on inimene, kellel on olemas mingisugune missioonitunne, kellel on see tunne, et ma teisiti ei saa, ma pean seda tööd tegema, sest ega see töö ei ole lihtne, ta ei ole kaugeltki nii glamuurne, kui väljastpoolt paista võib. Ta on üsna füüsiline, kurnav, nii füüsiliselt kui mentaalselt, aga nendel hetkedel, kui tekib kontakt, on ta ka väga tänuväärne ja väga palju avastamisrõõmu pakkuv. Kõik inimesed, kellel on uudishimu maailma asjade vastu ja kelles on väike törts eneseimetlust või siis edevust ja samas julgust seda endale tunnistada ja seda siis nii-öelda kõrvale jättes mõnda probleemi süveneda. Minu meelest on tegemist väga hea keskkonnaga. Ja kõik, ja seda nendel põhjustel, millest kõigest on siin juba räägitud. Et mulle tundub, et siin on huvitav. See töö, mida me kõik teeme, et ta nõuab meilt palju, aga ta on hariv, ta on edasi arendav. Ja lõppkokkuvõttes võib öelda, et iga töö, mida sa teed, on täpselt nii suur, kui sa tahad, et ta oleks sinu jaoks. Et jah, nii ongi. Ma arvan, et võib lihtsalt öelda, et see on niisugune hea koht, kuhu alati tulla iga hommik, et mul on alati hea tunne siia poole tulla. Ja siin on, ühesõnaga, kogu see maja on väga soe koos kogu kollektiiviga ja väga professionaalne minu meelest. Et kõik, mis iganes küsimused meil on, me saame need alati koos väga hästi lahendatud. Kõigepealt peab olema kindel
visioon silme ees, sest et see on minu silmis tänapäeva väga paljude noorte probleem, et nad tahavad kõike, aga kõike sa korraga ei saa. Et proovitakse kõik läbi kuidagi niimoodi, et igaühe sees ikkagi mingi pisik on ja millegi poole tõmbab. Ma ei ole kindel, et kedagi kohe otse teenindusse tõmbab, aga see on selline tänuväärne ala, mida võiks ükskõik mis eluetapis ja ükskõik mis vanuses, millele võiks võimalust anda. Et alustada tulebki sellest oma peas läbi mõelda, kas ma tahan proovida, et teised ametid on oluliselt tehnilisemad, mis Taavi ja Mihkel siin esindavad, et ma arvan, et minu valdkonnas hakkab see kõik sisemisest soovist proovida. Et kui see soov on läbi proovida, kui ei sobi, siis ei sobi. Aga kui seda soovi ära ei kasuta, siis ei saagi teada. No tegelikult ma arvan, et selle töö puhul, mida mina teen, algab ka ikkagi sellest sisemisest soovist asi. No alustada võiks sellest näiteks, et lugeda palju, käia palju teatris, kinos ja lugeda nii ilukirjandust kui ka näitemänge. Eestis tegutseb päris suurel hulgal igasuguseid erinevaid teatriringe. Mina küll julgustan noori nendest osa võtma. Ja siis, kui vanus on selline, et on aeg gümnaasiumit lõpetada ja endale eriala valida, siis minna julgelt proovima, kas siis Viljandisse või Tallinnasse, et astuda teatrikooli. Ja tegelikult mitte ainult Viljandisse või Tallinnasse, vaid terve maailm on lahti. Praegu on õppimisvõimalusi maailmas on tohutult, aga tuleb olla lihtsalt väga julge ja peab olema valmis pühenduma. Ja edasine on juba teie enda töö, keskendumine, panustamine ja siis mingis osas ka õnn. Ja siis näis, kuidas läheb. Jah, ma arvan ka, et nagu sa ütlesid, Taavi, et pühendumine on väga tähtis kindlasti ja on vaja aru saada sellest, et mingil hetkel peab milleski loobuma selleks, et midagi suurt saavutada. Et loomulikult proovima peab, aga see ei saa kesta lõputult, et ühel hetkel sa pead otsustama, et sa loobud millestki selleks, et midagi muud saavutada. Ma usun, et näitlejaamet teatrist ei kao ära. Tõsi küll, need tööülesanded on ajapikku muutunud. Isegi mina oma selle 15 aasta jooksul, mida ei olegi nii hirmus palju veel, olen seda tundnud, et nõudmised näitlejale on muutunud suuremaks. See tähendab seda, et mul on vaja rohkem osata. Ma pean olema võimekam. Aga jah, tulevikus ma usun, et näitlejaamet teatrist ära ei kao. Ma usun, et robotid näitlejate asemele lavale ei tule. Nad võib-olla küll tekivad näitleja kõrvale, näitlejale lisaks, igasugused muud visuaalsed vigurid. Aga näitlejad läheb endiselt vaja. Ma hakkasin mõtlema sinu töö peale, et huvitav, et kas võib olla nii, et meil ühel hetkel on töökojas on arvuti ja no eks see võimalus on, jah, me oleme ka kaalunud, et mingeid detaile võib-olla mehhanismide jaoks 3D printida ja nii edasi ja kujundamisfaasis saaks ka kasutada loomulikult arvutis töötamist. See on see inimese puudutus ikkagi, mis... Aga väga palju on jah selliseid asju, kus see intuitiivselt oma kätega asja külge minemine teeb lihtsalt tööprotsessi tegelikult väga palju lihtsamaks, sest mõttes, et on asju, mis on arvutiga kindlasti väga palju kiiremad ja paremad, aga on asju, mis lihtsalt tegema hakates saavad valmis ennem, kui need saaksid üldse joonisena kirja. Ja see on ikkagi see energia asi ka minu meelest. Jah. No tootmises ja teeninduses on masinad juba ammu üle võtmas inimestelt töö, aga siiski isiklik kontakt on see, mida ma arvan, väga palju tootavad. See on lahutamatu osa teatri, kino, mille iganes külastusest. Et küll tuleb juurde erinevaid elektroonilisi seadmeid, mis lihtsustavad näiteks tööd, aga ma arvan, et lähiajal ei kao
see mitte kuskile. Ei, ma ei usu, et see on täpselt selles kinni, et kas me tahame, et ta kaoks või me tahame, et ta säiliks, kuna nagu ma mainisin, on see traditsioon minu silmis, et ja nii kaua, kui inimesed seda ootavad ja ise tahame seda hoida, siis nii kaua ta säilib ka. Pigem on siis jah, küsimus võib-olla hoopiski selles, et kas teater kui selline eksisteerib näiteks, ma ei tea, 100 või 200 aasta pärast, et minul muidugi kahtlust ei ole, ma arvan, et eksisteerib küll. Et seesama, ütleme selles järjest tehnoloogilisemaks muutuvas maailmas see vajadus selle lihtsa inimliku kontakti järele, mis teatris tekib, on järjest suurem, et seda väärtuslikumaks see paik muutub. Jah, omamoodi saabki juba maja asjaks juhe seinast välja tõmmata. Jah, et kui mingi aeg tagasi rääkisime sellest kastist väljast mõtlemisest, siis praegu on küsimus, et kas oleks aeg natuke mõelda kasti sisse uuesti tagasi. Mitte, et ma ei taha pisendada midagi, aga ma pigem räägin mingisugusest natuke sellisest ma ei tea, nagu väärtustamisest või just nagu sina ka ütlesid, et noored inimesed, et proovin siit ja proovin sealt, eks ju, aga pühendumisest, võt selles mõttes nagu pühendumise mõttes, et sa ühe erialaga lähed süvitsi ja proovid sellest võtta maksimumi. See võib olla. Üks väljasõiduetendus. Käisime Kuressaare linnateatris mängimas ühte lavastust, sellest on nüüd möödas võib-olla üks, ma ei tea, 8-9 aastat. Ja kuidagi juhtus nõnda, et me olime laval 4 ja saalis oli 6 inimest. Ja kui me jõudsime sinna kohale ja saime teada, et saalis on 6 inimest, siis esialgu see oli üsna šokeeriv. Kuidagi tekkis selline nagu tühjalt töötamise mõte või selline tunne, et miks me üldse tulime. Aga kui need 6 inimest saali tulid ja me hakkasime mängima, siis tegelikult tollele lavastusele oli see mängukord kõige parem. Sest et seal tekkis väga-väga soe energia publiku ja meie vahel, selline hästi vahetu kontakt ja kuidagi selline nagu maast lahti tunne, selline lendamise tunne tekkis. Ja see 40 minutit, mis me koos mängisime, see oli, ma arvan, et ta jäi kõigile neile 6 inimesele meelde ja meile ka, kes me seal mängisime. Ehk siis, et elul on meile varuks palju üllatusi, ma arvan. See oli väga tore hetk. Mul on olnud 2 sükest nagu pingelisemat hetke, üks neist oli selline, kus ühel hetkel töötasin mingi nuku kallal, järsku inspitsient tuleb ruumi, ütleb, et kohe algab vaheaeg ja pärast vaheaega teises vaatuses see nukk läheb kohe stseeni, aga tal tuli pea otsast ära. Ja siis oli vaja kiiresti kuidagi saada see pea sinna otsa niimoodi, et see nukku ei peaks täiesti algosadeks võtma ja see on see, et kus sa pead nagu suutma kätevärina maha panna ja rahulikult edasi tegutseda. Ja siis, kui ma läksin seda ära viima, siis ma oleks peaaegu maja peale ära eksinud, sest ma olen nii uus siin veel, aga ei, kõik läks hästi. Ja teine hetk oli see, kus ma olin kas jupi kaupa kuskil 2 või 3 kuud töötanud ühe suure lille kallal, mis laval peab avanema. Ja läksin igaks juhuks üles, etenduse ajal hiilisin üles sinna lavatorni, et vaadata, kas tal kaablid on kõik paigas ja kas ta ilusti saab avaneda. Ja ma arvan, et üks 30 sekundit enne seda, kui see lill pidi siis hakkama aksi vahelt välja sõitma lava peale, ma sain aru seal pimedas, väga kehv oli vaadata, üleval ei ole valgust, kõik lavavalgus on all. Sain aru, et need trossid ei ole õigesti, et nad on valesti ja ta kindlasti kiilub sellisel juhul kinni ja ta ei avane ja ta ei toimi. Ja siis mingisuguse harjavarrega sealt üle reelingu ääre niimoodi, see on päris kõrge, ma ei tea, see on mingi 10, 7, 8, rohkem meetrit, ühesõnaga seal ukerdasin. Mõtlesin, et küll oleks väga halb üllatus publikule, kui keegi lille välja tulemise asemel kukkus sealt ülevalt alla, aga ei, ma sain selle paika ja siis see sõitis välja ja keegi ei saanud arugi, et ma seal üleval olin. Ja siis ta ikkagi seekord nagu avanes ilusti ja kõik läks hästi.
siis ma istusin seal rõdu peal maas ja natuke mõtlesin, et kuidas need asjad on. Ja see oli päris niisugune tore hetk. Rääkides pühendumisest siis? Ja. Mulle meeldib kõige rohkem, kuna ma olen ise päris tihti abiks, kohvikus näiteks kui on vaheaeg, siis kõige rohkem mulle meeldib, kui on Polyanna. Ja kui esimene vaatus lõpeb, siis need on sellised 5, 6, 7, 8 aastased lapsed, kes juba vaatavad multikaid ja käivad kinos ja see esimene vaatus lõpeb nii põneva koha pealt, et esiteks pooled saalis karjuvad ei, kui see koht tuleb ja kui nad välja tulevad, nad ei jõua seda algust ära oodata ja siis nad kohvikus ka kogu aeg räägivad sellest ja nad räägivad ka teenindajatele sellest, sest nad ei tea, mis edasi saab, see on nii põnev koht lihtsalt, et saal läheb pimedaks, keegi ei tea, mis nüüd edasi saab ja kuna nad nii elavad kaasa peategelasele ja tema sõbrale, sest see on nii tänuväärne vanus ja täpselt, nad suhestuvad nii hästi sellega, et see emotsioon, millega nad saalist välja lähevad ja kuidas nad tagasi kibelevad, et see on hästi armas. Vaata ka teisi tööjutte meie YouTube'i kanalil ning kliki telli või subscribe ja näe meie kõige uuemaid videosid esimesena.